ahah. Tere. Tere, minu nimi on Toomas Argel. Ja täna on 20. juuni 2019. Ja siin, nagu sa nägid, on Värska laht ja see sild on siin Lobotka piiri peal, et Lobotka on sealpool ja Värska on mu selja taga. Väga mitmeid kohti, kus käia, siin talumuuseumid ja tšaimajad ja muidugi külasestama on ka siin päris palju, sanatoorium isegi, nagu kõik teavad. Ja kuulus Värska vesi, mis on päris sügavalt võetakse. Nii, inglise keeles ka. Hi, my name is Toomas Argel. Today is June of 2019 year. This is Estonia. This is southwest Estonia, and this place is a little town like Värska. Värska is very famous in the Estonian world by spring water, very deep, but deep spring water. They make very different, even peppermint spring water forward. And this is Värska Gulf, yes. So you see, like this is like a river, but this is Gulf, and it is connected by the Pihkva lake. Look the map. Estonia and on southeast side. There's Peipsus is bigger, and to the south is Pskov lake, Pihkva in the Estonian language. Yes, this is border of Värska and Lobotka. No, Lobotka is through Estonia, not Russia. Russia is not too far, only 18 kilometers to the south. So about 11 miles. Yes, this is a very many museums all time, like this building. And of course, here is famous is sanatorium. Yes, if you get Värska sanatorium 1 week, you are new man, new woman, because this is very nice and very healthy. Very nice procedures. Of course, this is guest houses too. No hotels, but guest houses and cafes. Tšaimaja. Tšaimaja is local language, Estonian language, but it's local district language. Võro district is tea house. Yes. Pääsukesed. Suitsupääsuke. Pikiirides kuni 160 kilomeetrit tunnis. Estonian anthem bird. Smoke salve.
small and speed if you tying at high to the low 160 kilometers per hour. Please right. This is fastest bird in the world. Ja eks ta ongi üks kõige kiirem ongi see lind üldse maailmas. Ta väike ja siis ta nagu kõrgelt pikeerib nagu, jutumärkides kukub on ju. Ta meelega pikeerib niimoodi, siis võib saavutada kuni 160 kilomeetrit tunnis. Ja isegi tavaliselt, kui ta lendab, siis ta lendab siin 60-70 kilomeetrit tunnis, et see pole küsimus, ta on absoluutselt. Mida ta just madalalt lendavad. Siin on putukad ka palju, mida ta sööb, siis ongi putukad põhiliselt on ikkagi putukad. Nii need lendavad putukad, kui need roomavad putukad ja kõik niisugused. Eks ta mingid ussikesi ka saab, aga need on nagu, kuna ta on nii väike lind, siis ta nagu maa peal eriti ei jaluta ringi. Pigem lendab. Ja tavaliselt rääst alla ikka ja puu osas põhimõtteliselt ma arvan, et saavad hakkama ka. Aga siin loomulikult, sest looduses ei ole igal pool räsast. Kas need kivinukad ja niisugused kaljunukad, palju meil siin on neid siin. Aga jah, kui on putukad palju puhas loodus, kohtad palju pääsukest. Ja pääsukesi ma näegi esimesed, kus nagu tihedamalt pääsukesed oli ikka Võhmas, ehk Viljandi maakonnas. Keilas näiteks pääsukas, mõni üksik võib-olla ma pole näinud isegi Keilas. Keilas on kajakad, tuvid, varbased ja need hakid. Ja rohkem on kajakaid kusjuures. Hakid on suvel ja kajakad on kevadel ja sügisel. Tuvid on kogu aeg, tuvisid nii palju ei olegi seal. Miks mingi paarsada ikka on, aga ikkagi vähem. Tunduvalt kajakad on seal mitu tuhat. Ütleme kõige rohkem, isegi 10 000 võiks ütelda. Hakke on Keilas mingi 2-3 tuhat. Varbasja võib-olla on ka mingi 400-500. Aga siin tundub pääsukesi on ikka ja siin kandis konkreetselt Värskas nagu silma järgi ütle, et kui see paari tuhande ruutmeetri peal on 20 pääsukest, siis see on mingi 500-600 raudselt siis. Terve Värska ja selle Lobotka, selle Värska lahe kandis on kindlasti isegi rohkem. Putukad on igased harakas on nagu siin ma näen. Harakad on Keila kandis ka rohkem. Ma ei saa Keila kandis pärit. Ja siin on ka, aga siin tundub vähem. Harakad on see Läänemaa ja Loode-Eesti kõige rohkem on Loode-Eestis. Kindlasti siin Lõuna-Eestis on ka, ma ei absoluutselt vaidle vastu, aga tundub vähem kui Loode-Eestist ja kõige rohkem. Siin on ka tuvisid, loomulikult pigem. Istu. Ja siis need kalaliike, ma ei teagi palju on, aga siin on päris palju neid. Pakun, et siis särg, ahven, haug, ma ei tea, haugust siin täitsa, kes ta lahe peal kindlasti seal sügavamas on, aga särg, ahven ja siis kindlasti magevee, kus on magedam osa seal soppides, kui võib-olla isegi koger ka. Viidikas ja niisuguse asja on ka loomulikult väiksed, pisikesed kalad. Alla 10 sentimeetri kalad. Siis on siin putukatest ikka sääsed loomulikult, igat sorti, parmud, kiilud,
siis ma näen siin üks vesikiil või see vesikirp on see. See küppab sinna raudjürtsud raudselt. No need putukid on palju, lepadriinud ka. Many pieces fishes is here, of course. I don't know why in the English, but at least 20 or more pieces fishes. Leivik läksin, jah. Minust kured ja haigurud on kuskil seal Pihkva pool. In the more than Pihkva lake you go, there's big birds too. Not only ducks. Lindudest on laulurästas, leeviki, mis ma räägin, varblane, tuvi, karakas, mida nagu silma jäi nagu praegu konkreetselt. Kindlasti on veel mõned, mida on seal rohkem selle Pihkva järve pool, ehk metsasaludes on need ööbikud ja taolised linnud ka. Pistrikud kindlasti on, sest et pistrikud, pardid, pistrikud on põldude kohal, nende, kus on need närilised, vaata. Ja jah, heinamaade kohada ka loomulikult. Aga pardid on siin sellepärast, et siin on nagu laesopp. Kalasid on. Püttid on kindlasti ka veel. Praegu siin kõike välja tuua on väga raske, sest et tegelikult see on looduskaitseala. Mina võrdleksin, see on väike Matsalu. Kes nagu Matsalus on käinud, et seal on nagu linnuliike muidugi tuhandeid, aga ütleme, et siin linnuliike ja neid kalasorte on mingi sadu. Et ta on väiksem, aga tal on jälle natuke teistkune eripära. Lõunast pesitsevad siin kindlasti need veelinnud. See on kindel kohe. Isegi kahte ka mitte. Varesed ja rungad ja niisugused on ka raudselt. Kulilised, nagu öeldakse. Ja ma lõpetaks ütlen, et ära viska palun prahti maha. Don't throw empty bottles or papers. Cans, please. This is other people living area and nice natural area and nice little gulf here. Praeguseks lõpetan niimoodi Toomas Argel. Siis on selle 2019 väikse puhkuse teine video. Ma lähen vaatan muuseumit, postkaart, saan sõpradele postkaardi natuke. Tasugi mingisugust erilist, ma ei tea, kampsunit, ma ei tea, mõtleks, ütleme ära ka, et see päris kallid on siin need kampsunid, aga postkaardid, magnetid, ütleme, kandikud, võib-olla mingi mütsikese võib-olla, kes raatsib, on ju. Põhimõtteliselt on, jah, mõni, tõesti väga palju käsitööd, mingitugust puidust või midagi taolist. Küünlajalad ja need võinovad ja niisugused asjad. Seina need kaunistused, puidust saab ka graveeritud. Sauna mingisugused sildid ja see on nüüd enne maitse asi, kes mida võtab. If you want to hear, of course, souvenirs, postcards, stamps, handcraft, very different. And of course, freezer magnets. This is new. It is a new one. My name is Toomas Argel. Today is June 20, 2019. Estonia, Võru County, Värska town. Nearby Pskov lake.
Värska Lake, ja Värska Gulf of Värska. Aitäh, tänan teid.